Kui esimesed linnamaasturid kusagil 10 või juba 15 aastat tagasi oma vallutusretkedega kaubalaevadelt mandrile jõudsid, olid esimesed õnnetud, kes nende teele ette jäid mahtuniversaalid, sest et nad olid liiga kohmakad ja liiga madalad, et vägevate linnatsiipidega jõudu proovida, ja tänaseks päevaks ongi enamus mahtuniversaale välja surnud või veel välja suremas. Ja kes oleks osanud arvata, et viimase uue mahtuniversaali teeb Baieri mootoritehas. Tere tulemast taas kord kaasa oma naisluksuri proovisõidule. BMW 2 seeria Active Tourer nägi ilmavalgust juba 2014. aastal ja tänaseks on jõudnud oma teise mudeli põlvkonnani, kuid tema 7-kohalist versiooni Grand Tourerit enam ei pakuta. Tal on 415-liitrine pagasruum, kui tema ainsal elus oleval rivaalil Mercedes-Benz B-klassil on pagasruumi mahtu 455 liitrit, aga tagaistujatel on ruumi lahendatud nii pea- kui ka jalaruumi, kui sa ei võta just endale panoraamkatust, mille tõttu sa võid natukene pearuumi kaudata, aga kuna seal puudub kardaanitunnel, on seal üsnagi mugav sõita ka 3 reisijal. Ja juba standardvarustusse kuuluvad tal parkimisabiline ja LED-ägedad tuled. Ja tema disain näeb üsnagi viisakas välja, ei ole seal midagi silma kriiskavat ja üsnagi sarnane tegelikult oma esimesele mudelipõlvkonnale ja ta on võib-olla natukene kompaktsem tundub ja nagu on ka B-klass muutunud kompaktsemaks, on ka natukene nagu teisel seerial seda tunda, aga kui sa mäletad, et BMW interjöör on olnud umbes 30 aastat väga muutumatuna ja see on kõigest lihtsalt uuenenud ajaga, siis nüüd võid kõik selle ära unustada, mis sa mäletad BMW klassikalist interjöörist, sest et nüüd on seal ainult suured ekraanid järele jäänud ehk 10,25-toline multimeediasüsteem ja 10,7-toline digitaalne näidikupaneel ja kõik valikud ja seadmed on nendesse ära peidetud ja ka kliimapaneel ja see muudab nad natukene ebamugavaks ja minule selline minimalistlik BMW disainilahendus üldse ei meeldi, aga paraku tuleb see paljudel uutel BMW-del ja tal on ka olemas uus e-drive'i süsteem ja Apple CarPlay, Android Auto ja navigatsioon on juba baasvarustuses, samuti aga paraku kõige paremas varustuses leidub lisandub Alcantara nahksisu ja ka siis Herman Kardoni helisüsteem. Tal on olemas pistikhübriid, mis lisandab valikusse hiljem ja millel on 320 hobujõudu ja mis suudab sõita 80 kilomeetrit puhtalt elektrijõul ja kodus pistikust laadides võtab see 8 tundi aega, aga spetsiaalselt laadias siis ainult 2,5 tundi. Aga mootori valikus, kui sa ei taha endale absoluutselt mingit hübriidajamit ja sa tahad sõita tavalise normaalse mootoriga, siis sa saad võtta endale 2-liitrise diiselmootor, mis on ainus mootor, mis diisleid veel esindab ja sellele arendab see 150 hobujõudu ja kui sa tahad bensiinimootorit, pead sa leppima, et sinna külge on ühendatud kerghübriidajam, ehk siis saad võtta 1,5-liitrise mootori, mis arendab 170 hobujõudu või 2-liitrise bensiinimootori, mis arendab koguni 218 hobujõudu, kuid mille kütuse kulu on paraku juba 7 liitrit 100-le ja muidugi BMW lubab, et kui sa pistikhübriidi võtad, siis on kütusekulu kõigest kuskil 1 liiter 100-le, aga lubage naerda, me teame, et see ei ole nii. Tema hinnad algavad 37 900 eurost, ehk ma mäletan, et kui 2014 teinud see seeria Active Tourer turule tuli, oli tema hind täpselt 10 000 eurot madalam, aga arvestades seda suurt inflatsioonilainet ja kõike, mis meil praegu siin Eestis toimub, ei olegi see 37 000 eurone baas midagi väga hullu sellise ilusa BMW Active Toureri eest. Ma arvan, et ta suudab veel koha näidata nii mõnelegi linnamaasturile ja näidata, et üks kena mahtuniversaal ajab ka asja ära, aga tal tõesti võiks seda totakat minimalistlikkust interjööris vähem olla, aga paraku sellise interjööriga peame me BMW puhul kahjuks hakkama aina rohkem harjuma. Selline oli sellekordne naisluksuri proovisõit ja kohtume juba nädala pärast.